Tere, mina olen Anna ja mina olen Karoli. Ja täna me kokkame kiiksuga. See tähendab seda, et küpsetamise ajal olen mina, meie ajud ja Karoli on käed. Alustame! Ja me oleme tagasi ja mul on väga kenad käed. Igastahes, täna me teeme šokolaadi vulkaane ja alustame! Kõigepealt me määrime oma ramekin vormid või ja puistame sinna kakaopulbrid. Nii, me võtame nüüd need ja paneme siia veits, jah, nii. Ja siis paneme kõik siia, neid on 6 tükki. Nüüd me liigume veidi vasakule poole. Ja me võtame või, jah, see täpselt ees. Nii. Ja liigume tagasi. Nii, ja selle paneme lihtsalt. Nüüd võtame otse alla täpselt ja siis me määrime seda ümbrist niimoodi mõnusalt või kokku. Ja okei, see terve tükk läks sinna, aga ei ole hullu. Nii, võtame järgmise ja viimane. Saime hakkama. Järgmiseks siis, kui mul see vorm tehtud siin saab, siis me paneme nüüd või lihtsalt maha. Ja me tegelikult peaks käsi pesema, aga me jätame selle seekord vahele. Me võtame selle kakao. Nüüd oleks meil vist tegelikult vaja lusikat, aga ma arvan, me saame hakkama. Igastahes, nüüd me raputame seda. Ja aitab ja see on piisav. Nüüd järgmised. Ja väga kena. Me lähme nüüd järgmise juurde. Nüüd me võtame selle ühe vormi ja veidike nagu ajame seda kakaopulbrit, mida siin ei ole üldse sees. Laiali. Nüüd on meil siis need vormid šokolaadiga puistatud ja järgmiseks me sulatame siis juba valmis kaalutud šokolaadi, mis on siis 170 grammi ja 150 grammi võid ühtlaseks massiks. Nüüd sai meil siis šokolaadisigu sulatatud ja see on meil juba õnnalt jahtumas kõrval. Siis vahepeal me ka juba kaalusime, siis oli 150 grammi suhkrutega ja siis siia, jah, ettevaatlikult teeme seda ja lisame nüüd 4 muna ja siis lahustame selle miksriga. Nii, me liigume siia poole, siis võtame esimese muna ja siis lööme vastu äär ja paneme siis kaussi. Nii, seda me teeme hästi vaatlikult ja perfektne ja me paneme, lihtsalt viskame seda siia. Nii, siis teine muna. Ja väga edukas. Nii, ja nüüd sai meil siis muna suhkruga mikserdatud ja lisame siis enda šokolaadi ja või segu ja taaskord mikserda. Nii, nüüd on meil siis kõik eelmised komponendid kokku segatud ja siis viimaseks lisame 75 grammi jahu, mis meil ka siin siis taaskord juba ette kaalutud on.
nii, ja me oleme siis tagasi siinpool ja meie tainas on valmis ja nüüd siis kallame ta vormidesse. Meil on siis vasakul pool on kauss ja siin paremal pool on kulp ja umbes siis kulbi täis paneme ühte vormi. See on veidi rohkem kui kulp. Laseme jahaitab. Nii, ja siis nüüd ärme lase sellele maha tikkuda ja me tõstame ta täpselt sinna kohale veidi. Ja ta läheb meil nüüd ilusti vormisse. Väga hea. Ja veidi rohkem vasakule, natuke rohkem, natuke vasakule, muidu läheb meil. Igastahes me olemegi siis nii kaugele jõudnud, et nad on meil valmis ahju minemiseks. Ja nüüd me ootame umbes 12 minutit. Nüüd proovime. Okei, see on väga hea. See tuli nüüd oodatust palju parem. Ma kartsin, et me suudame selle ära kõikida, aga me saime hakkama. See on nii hea. Aga aitäh teile vaatamast ja me sööme nüüd edasi.